Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on puhastus. Võib-olla sa oled paar päeva tagasi vaadanud minu ühte viimast videot, mille pealkiri, kus me rääkisime, pealkirja ma isegi ei mäleta täpselt, aga me rääkisime sellest, mis maailmas toimub. Ja põhjus selleks on tegelikult üks väga tore põhjus. Nimelt me siseneme praegu väga võimsasse kollektiivse puhastuse perioodi. Sellisesse aega, kus kõik individuaalses ja kollektiivses teadvuses peidul olev tuuakse ümberkujundamiseks pinnale. Ja sellised intensiivsed energiad loovad tegelikult sellised energeetilised ristteed. Ja paraku mõned hinged võivad tunda, et nende teekond selles füüsilises kehastuses on lõppenud ja valivad ülemineku teise reaalsusesse, siis meie mõistes siit ilmast lahkumise. Ja samas need, kes alles jäävad, seisavad silmitsi väljakutsega areneda, terveneda ja vabastada need mustrid, mis meid enam ei teeni. Ja samas, mida me enam edasi kanda ei saa. Ja see puhastus õnneks mõjutab ka meile siiani nähtamatuid energeetilisi valdkondi. Madalama sagedusega olendid, mida kirjeldatakse kui inimeste hirmust, traumast, sõltuvustest, vihast, alateadlikust käitumisest toituvad tüübid, kaotavad oma võime säilitada mõju inimkonna üle, kas otseselt või inimlike inimperemeeste kaudu. Ja kollektiivse sageduse muutudes need energeetilised struktuurid paljastuvad, lammutatakse ja muundatakse. Ja samal ajal seisab inimkond silmitsi sellise lahendamatu karmaga või lahendamata karmaga. Allasurutud emotsioonid, hävitavad suhted, korduvad tsüklid, esivanemate haavad, hirmust tulevad valikud. Kõik need tõusevad pinnale mitte ainult karistusena, vaid võimalusena lahendada need asjad ära. Sest nüüd tuleb silmitsi seista sellega, mida on välditud. See, mis on jäänud tervendamata, tuleb ära muuta. See on puhastuse algus. Õigemini see puhastus on kestnud väga pikalt, aga suures plaanis on see puhastuse algus ja sellepärast ja paljud inimesed on selles puhastustsüklis juba sees olnud, aga praegune aeg võib tunduda kuidagi eriti intensiivne. Paljud lükatakse vanadest identiteetidest, vanadest klammerdumistest, vanadest eluviisidest kaugemale. Ja kutse kõigile on osaleda teadlikult selles protsessis. Vajadusel andestada, heastada, vabaneda pahameelest, vimmast, vihast ja võtta vastutus oma valikute eest ja muuta niimoodi negatiivsed mustrid tarkusteks, sest see puhastamine on alanud. Ja need, kes sellel perioodil praegu elavad, on sooviks ja sõnumiks mitte elada hirmus, vaid jää maandatuks, kaastundlikuks, eristavaks, ehk siis püüa eristada tõde ja valet, püüa jääda keskendunuks, siis kui vanad energiad langevad ja algab uus teadvuse tsükkel. Sest me oleme liikunud sellesse suurde puhastuse tsüklisse, seda nimetatakse suureks puhastuseks. Ja me räägime sellest puhastusest, mida see endast kujutab, kuidas see meid mõjutab ja mis me selles olukorras teha saame. Ja selleks mul ongi uus seminar, mille pealkiri on puhastus ja suur nihe inimkonnas. Ja see seminar algab siis 28. augustil 2026 ja juba praegu saad sellele registreeruda. Ja
ikka alati kõigile meeldetuletuseks, et kui sul registreerumine esimesel korral ei õnnestu, siis ära tee seda mitu korda, vaid jäta asi katki, mina saan sinu info juba kätte ja siis saadan sulle kirja täpsete juhistega, mida siis tuleb teha. Et registreeru ainult üks kord ja kui see ei õnnestu, kui sa vajutad sealt maksma ja edasi minnes midagi juhtub, siis ei ole midagi hullu, ära lihtsalt midagi tee ja oota minu kirja ja toimi vastavalt. Ja kui sa varem juba oled selles olukorras olnud, siis sa võid kindlasti registreeru ikka, aga kogu selle edasised juhised võid siis teha selle järgi, mis ma sulle varem kirjutanud olen. Nii et tere tulemast internetiseminarile Puhastus ja suur nihe inimkonnas. Oleme väga olulises perioodis. Ilusat päeva!